Tere õhtust ja väga tore on teid kõiki näha siin ja kuigi see on väga suur auditoorium, aga ma ütlen, hoiatan kohe alguses ära, et me ei hakka keegi mikrofone kasutama, nii et kui kes tagareas ei kuule, olete ise süüdi, tulge vähemalt. Nii, alustuseks siis. Tõstke korra käsi, kes üldse teab, mis asi Moog on ja kes nagu ei tulnud siia täna niisama nalja pärast. Väga hea, väga tore. Tegelikult niisama nalja pärast võiks ka tulla, see ei ole üldse mingi probleem. Aga alustuseks ma räägiski võib-olla mingi 10-15 minutit lihtsalt sellest, et mis me oleme ja mida me teeme. Ja siin on kaks teemat, on Moog ja MSP, mis põhimõtteliselt on suht sarnased asjad, aga ma katan mõlemat siin natuke. Mina olen Ivari Tölp, olen 3. aasta bakalaureuse tudeng ja ma olen Moogi Tartu piirkonna juht ja algaval aastal ka MSP liid, mida see tähendab, sellest kohe räägib täpsemalt. Alustaks siis, et mis asi on Moog? Ja me oleme, kes käis sellel Rebaste konverentsil nüüd mõni laupäev tagasi, siis Jaana rääkis paari sõnaga, kuidas see asi asutatud sai. Lihtsalt niimoodi, et kellegi hakkas igav ja võiks midagi lahedat teha. Ja mida me oma olemuselt, me olemegi lihtsalt tudengide organisatsioon, kelle põhieesmärgiks on promoda tehnoloogiat ja korraldada igast lahedaid üritusi. Ja kõige olulisem asi, mida, kuskilt kodulehed võib-olla nii lahedat välja ei loe, aga kõige olulisem ikkagi on tutvused, sõbrad, networking. Et sellest organisatsioonist on läbi käinud väga palju inimesi, kes mõned võib-olla väga üle aasta, poole teise, tegelikult need aktiivsed liikmed ei olegi, aga nad ikka hoiavad end ka 6-7 aastat hiljem kursis selle organisatsiooni tegevusega ja aitavad praegused liikmed nii palju, kui vähegi saavad. Ja üks suuremaid eesmärke, mis meil siin veel on peale ürituste ja sündmuste korraldamise, on ka anda võimalus tudengitele esinemiskogemuse saamiseks. Just niimoodi alustab, kuidas kellelegi mõni tahab alustada sellisest väiksemast seltskonnast nagu tere, tulge julgelt edasi, kohta kirja. Mõni soovib ka alustada sellisest väiksemast 40-50 inimese teisest rühmast ja meil on ka sellised suuremaid üritusi, kus saab 200-300 inimesel korraga esineda ja niimoodi oma oskusi lihvida. Ja mida me teeme, on tegelikult selline väga lahtine küsimus, sellepärast, et me teeme täpselt seda, mida meie liikmed tahavad teha. Kui kellelgi tuleb mingi hea idee, mida teha, siis me kohe aitame, teeme ära, väga lõbus. Aga meil on ka sellised traditsioonilised üritused nagu kommuuni õhtud, mis toimuvad iga kuu, millest see siin on üks neist. Ja hiljutine alates nüüd selle aasta algusest, jaanuarist on ka traditsioon teha sellised asjad nagu nutipeod, mille olemusel ja nimel ma nüüd ei hakka praegu pikemalt peatuma, aga põhimõtteliselt need on nagu lauamängu õhtud. Me lihtsalt saame kokku väiksema seltskonnaga, kellel iganes parasti õhtu vaba on korra kuus, ka võib-olla paar korda kuus. Räägime juttu, mängime lauamänge, tutvume uute liikmetega. Siis selline traditsiooniliselt on iga detsember on korraldatud piparkoogi õhtu, mis on tavaliselt toimunud ühe sellise mõne lahkema sõbra kodus, kes tahab endale 20 inimest kutsuda ja kammaga piparkooki teha. Ja viimane traditsioon, selline suurem, mis meil on ka suvepäevade korraldamine, kuhu tuleb tavaliselt kohale mingi 40 või nii inimest, mis siis kujutab endast 2 päevast väikest saunapidu ja kuskil järve ääres või nii. Ja muidugi on ka, nagu igal sellisel tudengiorganisatsioonil on ka meil on sellised ametlikud boonused, mida sa saad siis, kui sa meiega liitud. Sa saad endale Dreamsparki ja Office 365 selle kasutaja, mis muidugi nüüd hetkel ei ole enam mingisugune erine, siis kõik tudengid saavad nagunii, ja kui mingit põhjusel Kerstiga väga hästi läbi ei saa, saab alati meie käest saada selle. See on selle nagu enne mainitud suvepäevad. Talvel on peale piparkoogi õhtu on ka Microsofti kontoris selline väike pidu suurem. Ja eelmainitud nutipeod. Ja mis on veel on selline üsna oluline ja huvitav fakt on see, et ikkagi meie organisatsioon on oma olemuselt täieõiguslik MTÜ ja kõik, kes on Moogi liikmed, on ka selle MTÜ liikmed, seega nad saavad ligipääsu kõigi meie e-maili vahetusele, Facebooki gruppidele, chatidele ja nii edasi. Ja meil on olemas juhatus, keda me saame üldkoosolekul valida ja sa võid ka ise kandideerida sinna juhatusse, kui soovi on, mida ma ka kindlasti soovitan, kui vähegi on.
tahad liikmeks tulla ja pisut rohkem aega panustada siia, siis see on väga fun ja huvitav asi, mida ka CV-sse panna ja mis on väga hea kogemus. Ja miks kaasa lüüa? On tõesti see, et minu arust on nagu kõige lahedamad inimesed, kui ma ühes tudengiorganisatsioonis näinud olen. Ja ma just mõtlesin, et ma hakkan nüüd siin inimesi häbistama, et kes korraks tõuseks püsti Karl, Pekka, Risto ja kõik teised, kui ma nüüd kedagi unustasin, kes viimane aasta aktiivsemad on, kõik teised on vist praegu algoritmide lisapraksis, ma vaatan. Aga suur tänu teile, et te olete nagu viimase aasta väga lahedaks teinud siin. Ja tutvused, nagu eelnevalt mainitud, kes on kunagi Moogis tegevad olnud, aga enam võib-olla väga aktiivsed liikmed ei ole, ei tähenda, et nad ei hoiaks end selle tegemistega kursis, ei aitaks uusi liikmeid, ei pakuks nõu, abi, tööd, praktikakohti, mida iganes. Ja üks asi, millega ma seda, mida ma alati inimestel räägin, on see, et milleks Moog on see, et kui sul on tõesti mingi idee, sa saad midagi ära teha, mingi üritus, mingi sündmus, mingi koolitus, mida iganes, siis meil on olemas inimesed, kes oskavad sind aidata, meil on olemas rahastus, meil on olemas mis iganes abi sul selleks vaja on. Kui sul endal on idee ja motivatsioon midagi teha, siis tule meie jutule, me aitame sul see ära teha. Ja üks asi veel, mis on nagu minu arust on väga oluline, on see, et see avab uksed päris mitmesse kohta, annab sulle väga palju võimalusi. Et sa ei pea, Moogi liikmeks tulles, sa ei pea mingisugust sellist lubadust või algset commitmenti nagu andma. Sa lihtsalt tuled, vaatad, sul on see võimalus, mingid need koolitused, ideed, üritused, võimalused, mis tulevad, sa saad neile ligi, sa saad ise valida seda, mida sa teha tahad. Ja sa kindlasti tutvud paljude inimestega ja saad palju võimalusi, mis muidu võib-olla läheks just mööda. Ja siin kohal ma nagu räägiks lihtsalt enda nii-öelda veast, mis ma kunagi tegin. Mina olen oma olemuselt ka probleemide lahendaja. Sul on vaja kodulehte, teeme ära. Sul on vaja matemaatiline maailmapilt selgeks saada, ma õpetan sind. Sul on vaja teha mingisugune finantsaudit Riigikokku. Ma saan sind aidata sellega. Aga mida ma tegin, ma kunagi ühtegi sellist asja ei ajanud ametlikult. Alati oli see, kui keegi palus mult abi, mõtlesin, davai, ei ole üldse vaja mõelda, teeme ära. Ja nüüd ongi näiteks see, et mul on olemas finantsanalüütiku kogemus, aga mul ei ole see CV-s, ma ei saa CV-sse panna sellepärast, et ma ei teinud seda kuidagi ametlikult läbi mingi firma, see ei ole nii-öelda dokumenteeritud. Ja miks tasub tulla Moogi või MSP-sse või täiesti suvalise kas või tudengiseltsi, TD Akadeemiasse, kuhu iganes vali üks väga hea põhjus on see, et sa saad selle ametliku väljundi oma tegevustele. Kui sa oled mingi projekti või asja ära teinud, siis sul jääb sellest jääb jälg maha, sellest jääb inimesed, kes on sinuga koos seda teinud, kes saavad öelda, et sa tegid head tööd, saavad tunnistada, et selline asi toimus. Sa saad selle asja CV-sse kirja panna, need projektid, need organisatsioonid. Ja see on võib-olla eriti kasulik ja oluline, kui sa oled nagu esimest aastat ülikoolis ja võib-olla CV ei ole nagu nii pikk veel, et seda täita, aga samas see on ka väga kasulik ja oluline isegi siis, kui sa oled võib-olla mingi 10-15 aastat oma erialast tööd teinud. Ja see ikkagi näitab, et sa oled ka suuteline mitmekülgset asjade tegelema, et sa ei ole ainult üht asja teinud, sa ei lähe hommikul tööle, ei tule õhtul koju, vaid sa teed ka midagi muud, nii kasulikku näitad välja initsiatiivi, mõtled ise mingeid uusi asju välja. Ja nagu eelnevalt mainitud, kuna me oleme ka MTÜ-l on alati juhatust, siis CV-s on väga kasulik asi ja üldse kogemusena on väga kasulik, kui sa saad ette näidata, et oi, et ma juhtisin ühte ettevõtet. Mis siis, et see oli MTÜ, mis on tudengite poolt loodud, aga ma võin ise öelda seda, kui mõnus tunne on see, kui sa istud tööintervjuule maha ja keegi vaatab su CV-d ja küsib, et kuule, see ettevõte siin, see oli tudengifirma, eks? Ja siis näha nende näha seda punastust, kui sa vaatad neile külma näoga otsast, et ei. Nii et kindlasti on see väga kasulik kogemus, ma ütlen. Ja kuidas kandideerida Moogi liikmeks? On nii-öelda formaalsusena võiks täita kodulehel liikmeavalduse. Aga
kindlasti tasub ka mitte lihtsalt täita liikme avaldust ja ootama jääda, vaid tasub ka astuda ligi kas siis mulle või Ristole või Pekale või Karlile, keda juba nähtud, kes kohe saavad öelda, kuidas te saate mingis asjas kaasa lüüa, millegiga aidata, või siis kui teil on endal mingi idee, seda parem lihtsalt tulge, rääkige, korraldame ära, teeme ära. Ja siis nüüd selle teise asja pool, Microsoft Student Partners, võib öelda, et põhimõtteliselt see on nagu Moog on steroids nii-öelda. Et üks põhiline vahe Moogil ja MSP-l on tegelikult see, et sa ei pea neist valima üht. 90% MSP-dest on ka Moogi liikmed. Aga üks võib-olla olulisemaid vahesid siin on see, et Moogi puhul Moog on selline tavalisem tudengiorganisatsioon, kus kui sul on mingi põhjusel semester läheb keeruliseks, mingid kontoritööd on tulemas, siis ütled, kuule järgmine 3 kuud ma ei tee midagi. See on täiesti fine. Ja sa saad täpselt nii palju ise panna sinna sisse aega, kui sa tahad. MSP erinevus on siin see, et kui sa MSP-s kandideerid, see MSP aeg on 1 aasta ja siis jäändatakse, et selle aasta jooksul sa ikkagi oled aktiivne ja teed. Et see on nagu selline pisut suurem commitment kui selline. Aga MSP programm on rohkem kui 100 riigis üle maailma, kus muidugi igas riigis on pisut erinevalt korraldatud. Ja see on tehtud Microsofti poolt eesmärgiga edendada tudengite haridust ja anda neile täiendavaid väljundeid, mida nad oma igapäeva koolitöös võib-olla nii lihtsalt ei saa. Ja ühe eeltingimusena siis on, et MSP-ks kandideerida, see peaks olema tudeng, see on kõik, mida sult tahetakse. Ja kutseharidus on ka väga okei. Ja siin ma nüüd natuke varastan kunagise senior liidi Margus Kuke sõnastust vastuseks küsimusele, kes on MSP-ga. MSP on siis Microsofti esindaja oma koolis. Keegi, kes naudib uusi tehnoloogiat, tunneb huvi, tahab nendest rohkem teada õppida, aidata kaasa nende arengule, ennast täiendada. Ja kõige olulisem ongi tegelikult just see, et kui sa tahad jagada neid teadmisi, mis sa saad ka teiste inimestega. Ja siis on oluline ka see, et kui sul on ideid, kui sa tahad midagi teha, kui sa lihtsalt ei oota seda, et keegi räägiks sulle, mida sa tegema pead ja sa tahad oma ideid ellu viia, siis see on ka väga oluline. Ja nagu ikka, nagu Moogi puhulgi MSP-l on täpselt sama, et mida ikkagi oodatakse, on just see sinu enda initsiatiiv, sinu enda mõtted, sinu enda ideed, nad tahavad just noortelt neid mõtteid saada ja asju, mida nad on ise motiveeritud korraldama. Aga mõned sündmused, kui sellised siiski on, mis on enda nagu standardid, mis iga aasta toimuvad, on 2 korda aastas toimub tehnoõhtu, mis on põhimõtteliselt nagu Moog siin, aga ainult, et umbes 15 korda suurema eelarvega, sponsoritega, umbes 300 inimest tuleb kuulama. Selle korraldamine on kindlasti väga suur ja oluline kogemus, kui sa tahad nagu kunagi tulevikus midagi sarnast teha. Just asjad, mida Moogi kommunika korraldamisel näiteks ei saa, on sponsorite otsimine ja selline suurem turundus. Siis korraldatakse aastas korra või paar ka koodilaagrit, mis on enda olemas põhimõtteliselt nagu Garage 48 hackathon, kus tehakse kiirkoolitus, kuidas mobiiliäppe teha või Windows äppe teha ja siis sa nädalavahetuse jooksul ka proged ühe valmis. Ja parimad saavad siis tehnikat, näiteks arvutid, tabletid, telefonid. Ja siis on ka muidugi see, et kui ikkagi niite inimesed siis ägetada, peaks korraks LAN-party ka maha teha. Ja nüüd üsna pikka aega ei ole kui päris Moogi oma LAN-partyt toimunud, küll eelmine sügis tegi Tartu Ülikooli kultuuriklubi tegi meie abiga tudengipäevade raames ühe LAN-i. Aga siis ongi just saate, kes kui tahab keegi MSP-ks tulla, siis kohe pihta hakata teha veel kas või see aasta ühel mingi laheda asja. Ja siis on MSP-de korraldana on ka mõned koolitused, mis on küll viimasel aastal huviliste vähesuse tõttu nagu jäänud pisut tunarusse, aga võib-olla on mõnel mõte nagu mõnest paremast teemast või asjast, millel koolitus korraldada. Et meie viimane esinejadena Riivo räägib just turvalisusest ja krüptoloogiast. Ja tal on mitu väga head mõtet, kuidas korraldada mõni hands-on workshop väike, et
ma arvan, et kui ikkagi siin huvi jätkub, siis võiks just seda teha lähema paari kuu jooksul. Ja väga oluline on ka MSP jaoks eneseharimine, mida siis pakutakse väga suurel hulgal tasuta koolitusi, mis tegelikult on Muugi liikmetele ka täiesti olemas tasuta, aga need kirjad tavaliselt laekuvad MSP-dele esimesena. Ma hoiatan kohe ette siinsele rahvale, et enamik neist on Tallinnas küll kahjuks, aga me loodame seda lähiajal parandada. Ja siis sa saad ka ennast sertifitseerida, saad võimaluse Microsoft Certified Professionaliks saada, kui sa ainult viitsid natuke õppida ja tasuta sertifikaadi eksamid ära teha. Ja mida ka veel pakutakse võimalust, et MSP-d võivad teha, pakutakse tuge ja nõu, kuidas teha äppe ja kui sa teed piisavalt andekas, piisavalt palju äppe, mis kuskil poodi üles ka lähedasele mingid kasutajad ka tekivad, siis nii-öelda auhinnaks jagatakse ka tehnikat, telefone ja selliseid asju. Ja ametlikud boonused on siis partneri tudengi staatus, mida tunnustatakse suht igal pool üle maailma. See on ligipääs kogu Microsofti tarkvarale, kaasa arvatud seda, et Dreamsparkist ei saa, muuhulgas siis ka suuri krediit ja kõik sellised asjad. Ja tasuta koolitused, nagu mainitud, konverentsid, võimalus saada sertifitseeritud ja aasta parimal MSP-le 12 või nii seast on ka nii-öelda auhinnaks on reis kuskile tehnoloogiakonverentsile, kas siis näiteks USA-sse või Hispaaniasse või kus parajasti midagi huvitavat toimub ja see on siis nii-öelda see all expenses paid, et kõik reis ja linnupilet ja kõik makstakse kinni. Ja MSP saab ka soovi korral kuskile tööle või nii kandideerimiseks ka isikliku soovituskirja Microsofti Baltikumi juhilt. Ja see ei ole selline soovituskiri, mis printakse välja ja kirjutab alla, vaid seda ikkagi ta nagunii juba teab siit peale seda aastat ja oskab rääkida midagi see kohta isiklikult. Ja põhjused, mis kandideerida enam samad, mis Muugis. Sa saad endale uued parimad sõbrad, need tutvused, mis sa saad, on olulised. Sa saad peale mingit Microsofti kliendipäeva kuskilt Saksamaalt kohale lennanud kõrgele bossile saad näidata, kui lahe, et sa saad Taxify'ga 2 sekundiga talle taksoukse, et ta lennujaama jõuaks. Ja tõesti need võimalused, mis sulle pakutakse, on üsna lugematud. Ja töö ja karjääri võimalused, pea iga aasta vähemalt kuskil 2 inimest 12-st, vist see aasta oli 2 neid, lõpetavad oma aasta sellega, nad töötavad Microsoftis. Rääkimata siis nendest teistest tööpakkumistest ja asjadest, mis tulevad läbi selle programmi. Ja MSP-del on ka üsna palju kokkutulekuid aasta jooksul, mis siis võivad olla sellised väiksemad seminarid, kus lihtsalt kõik tulevad kokku räägida, et vahepeal teinud on lõpetades mingite suviste paaripäevaste saunapidudega või siis kokkutulekutega, mis näiteks on oktoobri alguses on esimene, kuhu tulevad kohale kõik senised, muidugi mitte kõik, mõni ei jõua kohale, aga üsna paljud endised MSP-d, sellepärast, et päris mitmed need boonused jäävad kehtima ka üsna igavesti peale selle sinu MSP aasta lõppu. Ja isegi kui sa arvad, et sa ei taha MSP-ks, kui sa arvad, et sa ei taha seda aega sinna sisse panna, siis kuni selle hetkeni, kuni sa oma kindla jah-sõna ütled, ei ole sa millestki kohustatud, nii et minu poolest saada see avaldus, saada ära niisama isegi, kui sa ei ole kindel, et sa tahad MSP-ks hakata. Tule intervjuule, sa saad kandideerimiskogemuse, sa saad intervjuukogemuse, sa saad Microsofti Tallinna kontorit näha korra ja sa saad oma silmaga tundma neid inimesi, kellega sa ülejäänud aasta peaksid koos töötama, seega sa saad teha selle otsuse, kas sa tegelikult tahad tulla selleks palju paremini. Ja kandideerimiseks ongi tähtaega 30. september, Microsoft.ee, kalkiks MSP, saad avalduse kätte, täidad ära, saadad ära. Ja tegelikult, kui ma nagu päris aus olen, siis kui su avaldus laekub 1. oktoobril, siis ei tähenda seda, et me ei loe seda, me ikka loeme seda. Isegi kui sa mõtled veebruaris, et kui tahaks ka MSP olla, ikka kõige lahe on, sul on ikka see võimalus olemas. Lihtsalt, kui sa nagu 30. septembriks avaldust ei saada ja tahad seda hiljem teha, see pead lihtsalt on natuke lahedam kui teised. Aga see on täiesti võimalik ikkagi. Ja seega ma soovitan, see on nagu see, et sul ei ole midagi kaotada. Ma isiklikult ei saa mitte midagi selle eest, keegi ei loe mu neid
mitu MSP ma olen juurde toonud, mitu liiget ma olen muugi toonud. Tegelikult tõenäoliselt on rohkem isegi see, et mida rohkem inimesi seda on, seda rohkem tööd mul on. Aga sul ei ole midagi kaotada sellest, tule, vaata, uuri, kui ei meeldi. Meil on piisavalt on inimesi, kes tulid liikmeks, tegid midagi, vaatasid, et kurat me ikka midagi ei jõua ja läksid teiste asjade tegema, see on täiesti fine. Soovitan proovida ja kui kellelgi on küsimusi, mida nad siin praegu ei julge küsida, siis meil on plaanis, kui pärast korra püssiroogedus läbi astuda, tulge küsige minu või kellegi teise käest isiklikult selle teema kohta. Palun. See MSP peab olema tudeng, aga see, ma ütlen nagu see muugi liiget, see on peab tudeng olema või peab? Ei pea. Tegelikult ei pea. Võib tulla ka niisama. Ta on suunatud rohkem tudengitele, aga me nagu ei lükka kedagi tagasi. MSP üks ainus tingimus on, pead olema tudeng või siis kutseharidust omandamas. Muugi ainus tingimus põhimõtteliselt on see, et sa pead olema 18. See on nagu ainus tingimus. See on nagu ainus ametlik tingimus, kuna me ei saa lihtsalt võtta MTÜ liikmeks inimesi, kes ei ole 18. Aga muidu kõik oleneb ainult sellest, et kui aktiivne sa ise oled, kuidas sa tahad, kas sulle meeldivad need inimesed, kes siin on, kas sa tahad teha midagi lahedat, siis see on nagu kõik täiesti vabalt. Ei pea olema tudeng, võib tulla ka niisama. Veel küsimusi? Okei, võib-olla hiljem. Aga siis korraks või selle teemaga edasi minnes Risto räägib teile kiirelt ka enda viimase aasta kogemusest kui tavaline inimene, mitte kui mina, kes on kohustatud teile pähem räägima seda asja. Tere, mina olen Risto. Mina olen Muugi liige olnud täpselt umbes aasta, et eelmine aasta sama ajal liitusin. Ma olen teise aasta informaatik ja tahaks rääkida, mis mina selle eelmise aasta jooksul õppisin just Muugiga. Et miks teie võiksite selle minu arvast Muugiga liikuda. Et enamust nagu Ivar juba rääkis, aga ma proovin rääkida siis natuke juurde, et kõigepealt kommuuniõhtud. Mida mina nende juurest õppisin kõige rohkem on korralduskogemus näiteks. Et te saate reaalselt mingi üritust ise käed külge panna, te saate sinna esinejaid kutsuda, tegeleda näiteks mingis kas või söögiga, pitsat tellida, mida iganes. Või siis ise esineda. Ehk siis mulle meeldib just see, et ma saan valida ise selle ülesande, mida ma tahaksin näiteks arendada, et näiteks mingi avalik esinemine, nagu praegu. Et kui ma keskkoris olen, siis ma ei oska nagu ette kujutada, et ma saaks nagu ülikoolis sihukest asja teha, et kuskil suure audikas inimestes rääkida, et minu meelest on see väga lahe, kui sulle sihuke võimalus pakutakse. Siis, mis me veel palju tegime eelmine aasta, oli nutipeod näiteks. Mis kõlab, tegelikult nagu nii nutipeod, lihtsalt me kogunesime mingi vähe näiteks muugika juures ja lihtsalt oli toit, oli sööki, oli jooki ja siis me lihtsalt mängisime näiteks mingit lauamänge või mingit seltskonnamängu üldse ja mis oli tõesti lahe seal, väga fun oli see. Ja mis on teine asi, mis on kindlasti on tutvused, nagu Ivari mainis. Te saate nagu väga paljud inimeste tuttavaks, näiteks kas need on kommuuniõhtutel need esinejad, keda te kutsute, kes võivad olla näiteks omale spetsialistid, kellega saate juttu rääkida või külalised või siis teised muugikad. Sest ütleme, et aktiivsed inimesed on aktiivsed igal pool, et kui on muugis või MSP-s on üsna sama seltskond selles suhtes, et saate väga palju uusi tuttavaid. Ja mulle meeldis, mis mulle oli esimene semester, et ühe muugika poolt, miks ma just liitusin, on see, et kui te ülikooli lõpetate, siis mis teile meelde jääb, on ikkagi see, et mis te tegite ülikooli väliselt, ehk siis mis te peale õpingute tegite. Et need on nagu kõige tähtsamad, et see extra activity see sõnaga. Ja ma rohkem nagu enda kogemust praegu rääkida, et kas on küsimusi näiteks? Mul on. Jaa. Mitu üritus oli see? Mina olin peakorraldaja, olin ühel üritusel ja peakorraldaja valiti iga kommuuniõhtu siis erinevalt ja siis teistel kommuuniõhtutel, kas ma tegelesin näiteks pitsadega või siis kutsusin esinejaid või sellist, aga peakorraldaja ühel.